Tere! Täna meil on laupäevane kohtumine. Teen erand ja nädalavahetusel natukene teiega ka räägin tervisest. Ja meil jätkab presidendi kampaania. Miks nii? Kohe ma selgitan ja kui sa oled esimene kord minuga eetris. Minu nimi on Natalja, ma töötan sinu kehaga, sinu tervisega, ma tegelen kehaliste praktikaga ja minu kogemus annab mulle selline õigus teha presidenti kampaania ja võrrelda poliitika tervisega, mis alguses nagu ei ole väga loogiline, aga ma kohe tõestan sulle, miks nii. Rohkem kui 10 aastat ma töötasin poliitikas. Peale seda mul oli pikk periood, kui ma töötasin ärisektoris ja rahvusvahelistes korporatsioonides ja kogu selle aja jooksul, terve elu jooksul mul oli alati huvi vastu tervise, kuidas saab oma keha juhtida, psühholoogia, aromiteraapia, kehalised praktikad ja võimalused. Ja mul alati see oli hobi ja iseseisvalt ma seda arendasin ja siis kuidagi nagu see huvi kasvas, siis ma sain ühe hariduse veel juurde, õppisin 2 aastat massaaži ja sain diplomi ja siis tänaseks sellest hobist sai minu igapäevane elurutiin. Ja mul on selline õigus rääkida tervisest ja poliitikast, võrreldes neid süsteemid, sest kui sa oskad juhtida iseennast, kui sa oskad võida vastu oma harjumused ja teha oma tervisele ja oma elule mingid parimad tingimused, siis sa saad hakkama kõigega ja ma saan tõestada sellega, et kui sina oled hea oma kehale hea president, siis sa saad sama hea olla president või mis iganes, milline sa valid endale amet, sa saad kõigega hakkama, kui sa oled võitnud iseendaga, kui sa said enda üle võimu ja sa saad oma tervise teha tugevamaks, et omas kehas elada hästi ja õnnelikult. Ja täna me räägime haridussüsteemist. Nagu sa tead, et Eesti riigis on 12 ministeeriumid. Iga ministeerium vastutab oma ala eest ja kui see hästi omavahel nagu sünkroonselt töötab, siis kogu nagu riik saab hästi elada ja riigi elanikud. Kui sinu tervises on ka 12 süsteemi, neid me võime võrrelda riigisüsteemiga. Kui sinu kehas 12 süsteemi ja üks neist läheb kuidagi nagu valesti või ei tööta hästi, siis sellest kannatab kogu sinu keha. Kui, ma ei tea, sinu hammas valutab, seda tunneb kogu sinu keha. Ei saa öelda, et hammas valutab, et ma ignoreerin seda. Ei saa seda valuga ignoreerida. Täpselt sama riigis, kui on üks sektor töötab kuidagi valesti või halvasti, sellest kannatab kogu riigisüsteem, aga kõigepealt kannatavad inimesed, kes elavad selles riigis. Ja nagu sa tead, et iga eduka mehe taga on tark ja armastav naine. Täpselt sama iga eduka riigi taga on tark ja hooliv president, kellel on tiim spetsialistidest, professionaalidest, kes oskab teha oma tööd hästi. Ja kui sa tead, et kui on tugev riik, siis ta oskab tugevdada oma kõige parimad küljed ja sellega toetada kõik need teised, mis on nagu nõrgemad süsteemid, et kogu see süsteem hakkab hästi arendada ja inspireerida teisi ja ka kutsuda koostööks ja kutsuda selleks, et koos saaks nagu arendada. Täpselt sama
sinu keha, et kui sa tunned oma kehas hästi, siis sul on hea tuju, sul on head emotsioonid, sul on õiged sinu jaoks, õiged otsused ja tulemused ja sinuga on alati meeldiv rääkida ja huvitav ja sina ise saad valida, kellega sa suhtled, kes on sinu partner, sest sa tunned iseennast hästi ja kui sa oskad ennast hästi tunda, sa oskad juhtida iseennast, siis sa saad juhtida oma elu. Ja läbi seda läbi nende kahte süsteemi, 12 Eesti riigi 12 ministeeriumid ja 12 tervisesüsteemid meie kehas. Läbi seda ma sulle tõestan, et sa saad olla kõige parem president oma keha jaoks ja sa saad juhtida oma tervise ja oma elu nii, et sinu kehale oleks kerge ja mõnus elada ja kui sina oled hea peremees oma kehale, siis sa saad oma elu ka hea teha, oma elu teha hästi ja elada ja sinu lähedased kasvavad sellest kasvu lapsed, partnerid, vanemad ja lapselapsed. Et kõik sõltub sinust, et kui hästi sina elad, nii hästi elavad sinu lähedased ja need inimesed, keda sina armastad ja armastavad sind. Ja tänase eetri lõpus ma jagan sinuga need kõige lihtsamad viisid, kuidas saab oma tervisele aidata, toetada ja sellega ei pea väga nagu vaeva näha ja pingutada, sa lihtsalt naudid ja elad hästi, muutudes mingid pisikesed asjad, mingid pisikesed detailid oma elus, aga sellega nagu baby steps, sellega sa saad teha suured muutused. Ja eelmistel kohtumistel me rääkisime hingamise süsteemis, sedimise süsteemis, närvisüsteemis, et meil on juba olnud teised süsteemid eetris, nad on salvestatud, sa võid vaadata ja täna meil on selline äritussüsteem ja sellega seoses ma võiksin seda süsteemi võrrelda, kui me võtame ministeeriumid, seda süsteemi, eritussüsteem, ma võin võrrelda näiteks siseministeeriumiga, et mida teeb või mis on põhitegevused siseministeeriumi, et siseministeerium vaatab, et riigis oleks kord majas ja kui midagi läheb viltu, siis nad sellega tegelevad, et kogu riigi elu oleks turvaline, hea ja et oleksid kõik nagu rahul sellega, mis on. Täpselt sama teeb meie eritussüsteem, et ta viib välja seda, mis meie kehas ei ole vaja, toksiinid ja kõik need jamad, mis sattus kuidagi meie keha. Ja mida puhtam meie keha, seda tugevam meie tervis, seda tugevam meie immuunsüsteem ja sellega me saame iseendale rohkem aidata. Ehk selline eritussüsteem, mida ta teeb, ta on nagu meie selline koristaja, kes koristab meie keha ja viskab välja kõik, mis ei ole vaja. Ja see on toksiinid, see on sool, see on need ained, mis juba ei ole vaja meie kehas, et meie keha on nii tark ja andekas, et ta saab kõike vajalikku võtta läbi sedimise süsteemi, hingamise süsteemi ja välja visada seda, mis meil ei ole vaja. Ja need siseorganid, mis vastutavad erituse süsteemi eest või kes osalevad erituse süsteemis, need on neerud, see on maks, see on seedetrakt või seedimise süsteem, meie nahk ja meie kopsud. Need on kõige sellised tugevad ja aktiivsed töötajad selles süsteemis ja on selline põnev fakt, et ühe ööpäeva jooksul läbi neerud meil läheb 50 liitrit kroovi, 50 liitrit veri
ja meie neerud produtseeruvad selle aja jooksul 1,5 liitrit kuused, 1,5 liitri ehk nii palju tööd teevad meie neerud lihtsalt selleks, et puhastada meie veri ja välja viia see, mis meil ei ole vaja kehas. Ja kui sa jood piisavalt vett, siis sa lihtsalt toetad oma neerud. Kui meie joome vähem vett, see tähendab neerudele palju rohkem koormus, et ta peab veri puhastada, niikuinii ta seda teeb, aga kui kehal ei ole piisavalt vett, siis neerud ülikormatud ja nad saavad teha tööd isegi kui neerudest on jäänud tervena osa ainult 25%. See on väga vähe ja vahest või tihti meie ei tunne seda, kui neerud ei tööta hästi ja ainult 25% neerudest teevad tööd. Meie seda isegi ei tunne, et neerud ikkagi töötavad, aga võib juhtuda, et meie seda ei tunne, mis on ka väga ohtlik, et nad ei anna kohe sellest märku. Ja kuidas selline äritussüsteem meile aitab? Kohe räägin. Et kõigepealt äritussüsteem viib välja meie kehast toksiinid ja toksiinid lähevad läbi hingamise, et koos süsivesikuga, molekulide süsivesikuga nad lähevad välja ja need molekulid viivad välja toksiinid, kaasa arvatud toksiinid ka. Siis neerud, nad filtreerivad meie veri, puhastavad ja tagasi vereringele läheb need õiged ained, mis meil on vaja ja mis ei ole vaja, see läheb kuuse kaudu. Siis meie eritussüsteem, ta reguleerib meie veebalanssi meie kehas. Mis see tähendab, et ta toetab vajalik kogus vett organismis ja kui meie joome vähe vett, see tähendab, et hakkab keha oma stressist, šokist, et meie ei saa piisavalt vett, ta hakkab koguda, et kui tuleb selline nagu turses keha või paistes või liiga nagu tundub, et nagu liiga palju vett, see ei ole sellest, et vesi ei lähe välja kehast. Vastupidi, selline tunne tuleb sellest, et keha on stressis, ta kardab, et on vähe vett ja ta tahab igaks juhuks koguda ehk selleks, et iseendale aidata. Ehk kui sa võtad mitte rohkem, piisavalt, kui sa võtad piisavalt vett, sa saad lihtsalt toetada oma neerude töö ja oma maksatöö. Siis kuidas veel töötab eritussüsteem, et läbi kuuseteed lähevad välja kehast toksiinid, et sellega meie keha puhastatakse. Ja mida puhtam meie keha, seda tugevam meie immuunsüsteem, et ei ole vaja ainult tabletid tarvida ja kõike süüa-juua, piisavalt sellest alustada, et teha oma keha puhtamaks. Ja kui on puhas keha ja puhas meie hingamise süsteem, meie sedimise süsteem, meie maksneerud, siis meie keha on väga võimeline ja ta saab iseennast kaitsta ja tugevdada oma immuunsüsteemi ja meie vahest ei saa isegi panna tähele, et meil oli mingi tõbi või mingi pisik tuli keha sisse, sest meie eritussüsteem teeb meid puhtaks ja meie keha saab ise välja viia need mittevajalikud ained ja toksiinid ja pisikud kehast välja. Siis, mis veel teeb eritussüsteem, ta tegeleb temperatuuriga, et kui et keha temperatuur oleks balansis, siin palju tööd teevad meie neerud. Et neerud, näiteks kui sa lähed jalutama ja väga külm oli ja kuidagi nagu vastik ja oled täitsa külmunud käed, jalad on nagu jäätükid, siis mida sa saad kõige
kiiremini iseendale aidata. Väike lonks, mingi vesi või teed või mingi soe jook. Kui sa võtad, see kohe läheb sinu keha sisse, sinu seedimise süsteemile ja see annab signaali neerudele, et nüüd on kõik hästi, nüüd on kõik korras. Ja sinu seedimise süsteem annab signaali neerudele ja neerud hakkavad tööd teha ja hakkavad kogu keha soojendada. Et kui võrrelda, võtta 2 inimest, et mõlemad on väga külmunud õues, tulevad koju, üks paneb sokid, svitrid, ma ei tea, paneb teki enda ümber ja teine lihtsalt teeb paar lonksu soe jooki, siis see, kes joob soe vesi või soe teed, ta palju kiiremini saab iseennast soojendada kui see inimene, kes paneb soki jalga. Et jah, õiged riided peab olema seljas, aga nii, et iseendale kiiremini aidata, lihtsalt paar lonksu soe jooki, mis saab aidata. Ja mitte alkohol, sest alkohol selleks, et alkoholi tööteldada kehale vaja rohkem anda ressurssi ja veel suurem koormus kehale. Et parem paar lonksu vett, et iseennast soojendada ja hoida mõnusas temperatuuris ja mitte koormata oma neerud ja oma maksa. Nii, ma näen, et tanssõbrad tulevad, tere! Ja mis veel huvitavad, et ööpäeva jooksul meie kopsud kehast viivad välja või kopsude kaudu, hingamise kaudu läheb välja pool liitrit vett. Et kujuta ette, kui sa jood mingi 200 milliliitrit ööpäevas vett, kui suur koormus sinu kehale, et palju lihtsam aidata ja toetada oma tervise, kui sa jood piisavalt vett või teed või lihtsalt niisutad oma keha seest poolt. Ja 500 milliliitrit ööpäevas, et lihtsalt hinga hästi ja sinu keha hakkab ka ennast puhastada. Jätkame seda erituse süsteemi ja millised sõnumid, millised signaalid sinu keha võib anda siis, kui midagi läheb valesti ja läheb vildu sinu kehas või sinu erituse süsteemis. Näiteks, kui sa jood vähe vett, siis tuleb selline nagu vee varustus rohkem, keha hakkab nagu rohkem koguda vesi ja sellest tulevad probleemid nahaga, sest nahk läheb kuivaks ja tulevad rohkem puunid ja sellest karjub sinu nahk, et vesi ei ole piisav ja sellest kannatavad maks ja neerud ehk meie filtrid, et nad ei saa hästi oma tööd teha. Teine selline sõnumsignaal, mis tuleb meie kehast, see on probleemid maksaga, et kui maks ei jõua oma tööd hästi teha, ei jõua puhastada kogu toidu, mida me sööme, siis hakkavad koguda toksiinid meie kehas. Ma näiteks sellel aastal sügisel, talvisel perioodil kõikidele klientidele ma teen iga seansil massaaži, kõhumassaaži. Ja kuidas see töötab, et kõhumassaaž, ta paneb meie sedimise süsteemi tööle, tugevdab meie sedimise süsteem, aga nagu sa tead, et sinu kõhus, minu kõhus elab immuunsüsteem ehk kui ma panen rohkem tööle, et kõik funktsioonid, sisemise organite läheb paremini, sellega meie tugevdame meie seedimise süsteem ja sellega seoses erituse süsteem ja samal ajal tugevdame immuunsüsteem. Ja mis kahjuks ma märgasin, et kui ma tegin kõhumassaaži, täiesti kivikõvad olid maks ja sap vist, jah, eesti keeles sap paremal ja vasakpool kehas. Et nad olid nii kivikõvad ja massaaži ajal ma töötan, nad vaikselt hakkavad pehmemaks minna ja
sellised nagu 3 etappi tuleb kõhuga, kui on sellised nagu muured. Et kõigepealt kivikõva maks, siis ta läheb pehmemaks ja hakkab anda valusignaalid. Ja siis peale valu ikkagi töötan ja peale seda, kui valu on ära läinud, siis hakkab vaikselt pehmemaks muutuda maaks, et ta ei pea olla kivikõva, et kui kõhuga on kõik hästi, siis ta kogu kõht on pehme. Ja ma vaatasin, et see võtab vahest 15 minutit aega selleks, et töötada kõhuga, kõhumassaažiga, et 100 korda sisemised organid. Aga ütleme, see on selline nagu ühekordne üritus, et kui igapäevaselt sina hoolitsed oma tervisest, mul ei ole põhjus nii kaua tegeleda sinu kõhuga, et see kõik sõltub sinust. Ja kui ma märkasin seda, et väga nagu paljudel inimestel see maks ja sapp on väga nagu sellised nagu kivikõvad, ma suhtlesin arstiga, kes on toitumise nõustaja meditsiiniharidusega. Ja siis ta ütles, et põhjused on väga lihtsad, sa nendest kindlasti tead, aga ma tuletan meelde uuesti. Esimene on see, et peidetud rasvad on toidu seest, mis me ostame poest või restoranis või kohvikust. Teine on ületarvitamine ravimeid. Kolmas on see, et see suhkur, jahutoodet, alkohol ja vähe liikumine. Ehk selleks, et oleks tervisele kergem iseennast reguleerida, tuleb lihtsalt jälgida, mida sa paned suhu. Ja kui ma rääkisin arstiga, et arst ütles, et üks pisikene asi, mida saab teha ja see ei ole väga šokeeriv ajule, et alateadmine hakkab vaidlu võistelda meiega, et ei taha uus harjutus endale võtta või harjumus. Et kõige lihtsam ja tõhusam, mida saab oma tervisele teha, et puhastada meie filtrid, meie maks ja neerud, on juua teed, šõpovnik. Šõpovnik on kibuvits. Kui teha selline kuuri, 2 nädalat õhtul sa paned termosi sisse kibuvitsa, kuuma veega paned, hommikul see tee on juba valmis, paar tassikese teed sa jood, annad oma perele ka ja sellest täiesti piisab, et kibuvits on vitamiini C rikas ja kibuvits ka hästi puhastab meie filtrid ehk meie neerud ja meie maks. Et see on hea selline abiline. 2 nädalat, paar tassi teed juua, lihtsalt võtta seda nagu ravikuuri ja sellega sa saad toetada oma tervis. Ja viimane punkt, mis ma tahtsin erituse süsteemist rääkida, mis sõnumid annab sinu keha, mis ütleb välja, see on meie sedimise süsteemi nõrk töö ja kuidas see näeb välja või mis see tähendab, et kui sa ei saa käia regulaarselt WC-s, siis kõik, mis peaks nagu kehast välja minema, ta jääb meie keha sisse ja uuesti me nagu mürgistame iseennast, meie anname oma kehale tagasi seda ja toksiinid, kõik, mis ei ole vaja enam meile, aga läbi limastiku kõik imendatakse sisse ja iseennast saame niimoodi mürgistada. Ja oli selline nagu uuring, kus nad rääkisid, et kui inimestel poleks närud, et kõik toksiinid jääksid meie keha sisse, siis inimene saab elada vaid mõned päevad. Kujuta ette, kui tugev töö on meie neerudel ja kui palju tööd teevad neerud ja neid me saame toetada sellega, et meie lihtsalt anname rohkem või piisavalt vett oma kehale. Ja panin endale nagu alati, mul on kaasas märkmik,
ma panin endale kirja, mida me saame teha, et toetada oma erituse süsteemi. Piisavalt vett juua, piisavalt liikuda, võtta rohkem rohelised marjad, et anda kehale selline nagu švami, mis meid saab seestpoolt hästi puhastada, et mida puhtam oleme seestpoolt, seda tervem oleme ja enesetunne läheb ka palju paremini. Siis õiged riided, et ma tean, oled täiskasvanud inimene ja tark, aga kui riided on valed, siis meie neerud teevad veel rohkem tööd, et nagu ülikormatud. Nad on niikuinii meie tänase eluga ülikormatud. Aga kui on riided ei ole õiged ja meie külmetame või meil on palav, et lihtsalt nagu meie kehale on raskem. Ja kui sa sellest tead, sa saad ise reguleerida. Üks asi veel, et kui sa tahad vetsus, mine keera. Ei ole vaja kõik tähtsamad ja kallimad asjad koju tuua või kontorisse. Et kui sa tahad vetsus, et keera, sest mida rohkem meie kuulame oma keha, mida parem koostöö me teeme oma kehaga, seda paremini meie keha ennast tunneb ja ta maksab tervisega meile tagasi. Ja muidugi mida vähem suhkurt, soola, mingit gazirovkat või jahutooteid, seda on ka parem tervisele. Sellest kõigest sa tead, aga mina ei saa sellest vaikida, sest kuna ma ei ole siseorganite arst, aga mina olen kehapraktik ja ma näen seda oma kogemusest, ma näen seda oma klientide pealt, kuidas see kõik töötab ja omavahel seotud, siis ma saan ainult seda jagada, mida ma näen, mida ma tean ja kuidas ma saan oma klientidele teha paremini ja tugevdada tervis. Ja nagu ma ütlesin, et selline sügise talvine periood ma võtsin selleks, et kõikidele klientidele ma teen kõhumassaaži kindlasti, et see tugevdab sedimise süsteemi, erituse süsteemi ja kindlasti sinu immuunsüsteemi, sest immuunsüsteem elab kõhus ja sellepärast ma lähen sinna, sest minu huvi on see, et minu kliendid oleksid terved. Ja kui me räägime neerudest, siis neerud on ülikormatud, nad teevad palju tööd ja kui inimesed või inimesele peaks teha operatsiooni ja üks neer eemaldada, vahest see juhtub ja kaasaegne meditsiin sellega väga hästi saab hakkama ja saab aidata ja väga palju uuringud on tehtud, et ühe neeruga saab ka elada ja lihtsalt see jäänud neer, ta töötab kahe eest, aga ta saab sama hästi teha tööd, et kui on vaja, on vaja seda teha, ma mõtlen operatsiooni. Aga karda seda, et ei saa hakkama elada saab, sest meie neerud oskavad väga hästi tööd teha ja kahjuks on see, et neerud ei karju appi. Nad ei anna meile sellised kõva häälega signaalid, et nendega on mingi viga, et näiteks kui on 75% neerudest on kahjustatud, seda meie ei saa tunda, et ainult uuringud ja analüüsid saavad seda näidata. Ehk tuleb jälgida oma tervise ja oma keha signaalid ja kuidas saab neerudest teada, et midagi ei tööta hästi läbi seda, et näiteks nahk. Kui on nahk, tulevad punnid, kergesti tekib mingi allergia, eritused, kui naha karjub appi, kui ta ei ole
sidine ei ole väga ilus, siis vaata, mida sa sööd, vaata, millega sa koormad üle oma maksa ja oma neerud. Et need on esimesed sellised sõnumid, mis annavad aru saada, et midagi läks valesti. Et mingi süsteem hakkab lonkama ja tuleb pöörata tähelepanu, et ei oleks pärast hilja. Millised veel signaalid, et kui on alaseljal valud. Valud võivad olla erinevad ja erinevad põhjused, miks tuleb alaseljal valud. Ja kui ma teen massaaži, käe peal on väga palju sellised punktid, mille kaudu ma teen oma diagnostikat, teen oma uuringut, mis sinuga täna toimub. Ja jah, see näeb välja nagu massaaž, aga tegelikult, kui ma võtan ette terve sinu käsi, siis läbi seda ma näen, kus on mingid probleemid võivad olla. Ja kui ma näen midagi, kindlasti ma ütlen seda sulle ja massaaži ajal ma tegelen ka nende siseorganitega või mis räägib sinu käsi mulle. Aga läbi valu või läbi selle valu kirjelduse ma näen, mis täpselt sinu kehas toimub. Et see valu annab teada, millised on teemad sinu tervisega. Ja näiteks valu saab aidata leida esimesed märkused või esimesed sõnumid, mis toimub. Ja kui alaselg valutab, põhjused võivad olla erinevad. Kas on neerudega probleem, kas on mingi olid traumakahjustused, sellest sa saad kindlasti teada, kui oli trauma. Kui oli mingi nagu ülipingetatud sinu keha või sinu lihased, et need on kõik erinevad valud ja need valude kirjeldus, kui sinuga suheldes ja meie koostöös ma saan seda teada, siis me saame koos leida, mis tuleb teha edasi. Nii, sõnumid, mis annab meie keha, et meie erituse süsteemiga on midagi valesti. See on sinu nahk. See on alaselja valud ehk neerudega tuleb neerudele pöörata tähelepanu. Ja siis on 3. punkt, kus sa lähed WC-s, kuuse ja kuuse värv, kui on selline, ei ole selge, on värviline, see tähendab, et sinu filtrid, maks ja neerud ei tööta hästi. Et see kuuse värv peaks olema hele, selge ja läbipaistav muidugi ja peaaegu ilma värvida. Isegi kui sa oled söönud peidi või mingi väga värvilised marjad, ikkagi kui hästi töötab maks ja neerud, ei tohi, et oleks värviline sinu kuuse. Kui sa näed, et värvid on muutunud, et sa tead, millest keha räägib sulle, et sa saad need sõnumid lugeda. Järgmised 2 punkti, need sõnumid, mis keha räägib ja kuidas saab lugeda, et sinu kehas on midagi toimub valesti, on kui kõht kinni. Et arusaadav, kui kõht kinni, sa märgad seda. Aga sellega tuleb tegeleda, sest meie ise ennast mürgistame, kui meie ei käi regulaarselt vetsus ja kui kõht kinni, et see tähendab, et läbi limastiku keha imendub sisse see, mis on nagu prügi meie keha jaoks, mis ei pea olema. Ja viimane punkt, selline sõnum, meie keha sõnum on see, kui on nahk kuiv ja kui tunned lõhn tuleb suust. Et jah, selle põhjused võivad erinevad olla, kuiv nahk ja hingamine, aga see räägib ka, et see erituse süsteemis on midagi läks valesti. Ehk sellised sõnumid, mida annab keha lugeda, mis ta annab sulle teada, me lihtsalt vahest ei oska lugeda seda keha keel. Aga kui sa oskad, siis sa saad sellega iseendale aidata ja reguleerida, et ei
et sinul ei oleks põhjus arsti juurde minema, et oma tervisega tegeleda või parandada. Ja kui ma tegelen kehapraktikatega ja kui ma tegelen tervisega, siis oma poolt ja oma kogemuse või minu klientide kogemusest, mis ma saan jagada sinuga, on see, et muidugi tuleb tegeleda spordiga ja tegele sellega, mis annab sulle jõudu ja mis toetab sind. Kas see on lihtsalt nagu kiire kõndimine või see on jooga või see on jõusaal või see on ujumine, et iga liigutus, mida sa teed investeering oma homse hea elule ja oma õnneliku pensionile, et sa saad tunda ennast hästi ja õnnelikuma inimesena, sest sa oled terve. Ja kui rääkida massaažidest, et ma tean, et mind vaatavad mitte ainult Eestist inimesed, aga üle maailma mul on jälgijad ja kui sa ei saa minu juurde tulla, millised massaažid saavad aidata hoolitseda tervisest, sest ei ole vahet, milline massaaž sa valid, igal juhul see on juba hea sinu tervisele ja mitte ainult erituse süsteemile, aga kogu 12 süsteemid saavad endale palju rohkem tugi ja palju rohkem selline jõudu ja nagu ergutab sinu tunned ja sinu keha siseorganite funktsioon. Ja millised on massaažid siin võivad aidata? Kõigepealt toksen, et ma võin sellest palju ja kaua rääkida, aga toksen massaaž, ma võin öelda, et saab kõik teised massaažid unustada ära ja toksen massaažiga saab palju häid asju teha oma tervisele. Sellega saab teha üldmassaaž, lümfimassaaž, aga kõige rohkem, mis see massaaž teeb, see on rehabilitatsioonis on väga hästi ta mõjub. Sa nägid, kui sa vaatasid minu story, siis sa nägid, et kui hästi peale insulti või kui on halvadused, et nervisüsteemiga ta hästi töötab füüsilisel ja vaimsel tasemel. Ja nagu teraapiline mõju, et see toksen massaaž on hästi tõhus ja selline nagu tugev, efektiivne. Järgmine on kõhumassaaž kindlasti, sest seal on meie immuunsüsteem, sedimise süsteem ja erituse süsteem nagu tugevdamine. Aromateraapia, sest läbi eterliku õlidega tuleb sisse keha neid aineid, mis meie kehale on vaja kohe ja nüüd. Ja meie nina valib neid, et meie nina ja meie intuitsioon tunneb, mis on vaja meie kehale. Siis on ja kehas need eterlikud õlid jäävad veel mõned päevad, mõned jäävad mitmeks nädalaks, et sõltub, mida me valime. Ehk toksenmassaaž, kõhumassaaž, aromiteraapia ja segmentmassaaž. Segmentmassaaž, ta töötab meie kesknervisüsteemiga, aga sõltub sellest piirkonnast, kus on teha vaja seda massaaži, siis tere, siis segmentmassaaž ta töötab lokaalselt ja segmentmassaažiga saab väga palju mõjutada oma jalgadele, oma kättele, oma aju peale, et nagu see on ka hästi selline nagu tõhus ja tugev massaaž ja kui mina teen massaaži, siis muidugi ma ei tea ainult nagu konspekti järgi, kas see on klassikaline või lümfi. Ma vaatan, mis sinu kehale on vaja ja millega sa oled pöördunud minu juurde. Et erinevad massaažid ma kasutan ühe seansi jooksul vastavalt sellele, miks sa tulid pöördumisega ja mida ma ise leian sinu kehas, et meie kohtumine oleks kasulik sulle. Nii, mis veel, et ma panin siia kirja, aga ma ei hakka sellest rääkida, ma jätan seda video all, et millised arstid saavad aidata, kui on erituse süsteemiga on mingi mure. Igas riigis, et võib-olla on natukene erinevad nimetused, aga need
nagu nišid või eriarstid on nagu erinevad vastavalt sellele, millega on mure. Ja need kirjeldused ma jätan selle video all, et vajadusel, kui sa näed, et midagi keha sulle annab mingi vihje, et tuleb pöörata tähelepanu, et sa teaksid, kelle juurde, mis spetsialisti juurde sul on vaja pöörduda, et teha endale parem või paremaks. Ja huvitav fakt, läbi meie kopsude, meie kehast läheb välja 70% toksiinidest, mis on meie kehas. Kujuta ette, kui hea, kui sa lähed teed jalutuskäiku, ehk sa tugevdad kohe mitu süsteemid. Kui sa hingad hästi, näiteks sa võtad selline nagu praktika, et teha mingi 5-7 tsüklit, sa hingad sisse, loed näiteks 3, hingad välja. Ja sellega sa saad kohe nagu rikastada oma keha hapnikuga, õigete ainetega. Ja kui sa hingad välja kauem, siis koos need molekulid, mis tulevad välja süsihapnikuga, nad viivad välja kogu jaama, mis meil ei ole vaja, et nad jõuavad korjata ja puhastada kõik, mis kehas ei ole vaja, et hingamise, kui sa hingad välja, siis sellega lähebki välja. Ehk väike jalutuskäik, hingamise praktika ja sellega sa saad puhastada väga hästi oma keha ja tugevdada oma immuunsüsteemi, hingamise süsteemi, närvisüsteemi, erituse süsteemi, et kohe sellise pisikese asjaga sa tugevdad nagu kompleksis kõik need 12 süsteemist, millest meie siin räägime. Nii, mis ma veel tahtsin öelda? Vaatan oma märkmed ja tegelikult, millest ma alustasin, et iga eduka mehe taga on armastav ja tark naine. Iga eduka riigi taga on tark president ja tema professionaalidest tiim. Ja ma lubasin, et ma tõestan sulle, et sina saad olla kõige parem president omas riigis, omas kehas, oma elus, kõige parem president ja sa saad hakkama kõigega väljakutsetega, mis tuleb sulle ellu, siis kui sa saad hakkama iseendaga. Et kui sa saad võtta kontrolli oma keha, oma elu, oma emotsioonide üle ja kui sa saad iseennast juhtida nii, nagu sina tahad, et jõuda oma eesmärkideni, siis sa saad kõikidega asjadega oma elus, mis sa endale paned eesmärgiks. Ja nagu sa tead, et ma töötan ainult nendega, kes on tark, kes on terve ja õnnelik ja sina oled täna siin. Aitäh, et sa tulid ja liitusid, ehk sa oled see inimene. Tark, õnnelik ja terve. Ja mul on hea meel, et sa oled selline, et sa täna tulid minuga aega veeta. Ja ma palun, et sina ei jääks infohoolikuks. Sa tead, kes need on. Infohoolik, see on see, kes tarbib info, tarbib, aga ei kasuta mitte midagi omas elus sellest, mis ta on uurinud või saanud. Ehk sina ei ole infohoolik. Ma palun, et võta midagi sellest. Aitäh, Katariina, ja mul on ka hea meel. Et võta midagi head sellest kohtumisest ja tee endale midagi mõnusamat ja tee seda täna. Aga meie kohtume nagu alati esmaspäev ja neljapäev 9:30 hommikul ja järgmine meie teema on половая система. Intiimsüsteem, ma täna nimetan nii, ma guugeldan, kuidas seda saab õieti rääkida, et sul oleks ka arusaadav minu eesti keel ja kohtume sinuga varsti. Aitäh kuulamast. Aitäh, Katariina, sinu kommentaaride eest ja aitäh kõikidele, kes liitusid meiega ja täna tulid. Näeme varsti.